Trump pöörab mängu ümber pärast seda, kui nimekiri 42 Lähis-Idas hävitatud või kahjustatud Ameerika lennukist šokeeris Washingtoni. Mida Trumpi vastane meedia üritas müüa kui alandust, muutus poliitiliseks laskemoonaks vana sõjamasina vastu. Sest sellel neljapäeval, 21. mail 2026 paljastab juhtum midagi enamat kui lihtsalt kaotatud lennukid. See paljastab haavatavad baasid, halvasti seletatud otsused, miljardid dollarid ohus ja sõjalise struktuuri, mis jättis Ameerika sõdurid kaitsetuks, samal ajal kui bürokraadid üritasid ametlikku versiooni kontrollida. Nüüd võtab Trump kahju enda peale, heidab valgust Pentagonile, survestab liitlasi ja uuendab juba täielikult kogu võimsa Ameerika sõjatööstuse. Sealhulgas $1,5 triljoni suurune eelarve, mis muudab selle lennukite hävitamise Lähis-Idas tõsiseks küsimuseks kogu süsteemile. Kas see lennukite hävitamine oli Trumpi kaotus või hoopis tõestus sellest, et ta päris pommi ning tal on nüüd Ameerika kongressis ideaalne trump, et ümber korraldada kõik, mida ta on alati soovinud relvajõududes? Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad sa kindlasti kanalile tellijaks hakata, et olla hästi informeeritud, saada reaalajas infot ja nautida parimat ajakirjanduslikku kvaliteeti, mida kunagi nähtud. Usaudus versus etalon Milson Alves. Lennukite nimekiri muutus poliitiliseks pommiks, sest see räägib hävitajatest, droonidest, lennukitest, tankerlennukitest, seirelennukitest ja toetusseadmetest, mis said kannatada operatsiooni Epic Fury käigus. Kongressi poolt viidatud raportis on märgitud vähemalt 42 kaotatud või kahjustatud lennukit, sealhulgas 24 MQ-9 Reaper drooni. Operatsioonide hinnanguline maksumus Iraanis ulatus $29 miljardit vastavalt Pentagoni ajutise kontrollori Jules Hursti ütlusele. Ja see number ei hõlma veel kogu kahju, mis on tekitatud Lähis-Idas rünnatud Ameerika baasides. Ja just siin pöörab Trump mängu enda kasuks. Kes ehitas üles nii kalli, nii laialdase ja nii droonide, rakettide ning relvarühmituste suhtes haavatava sõjalise struktuuri. Trump võib selle raporti võtta ja muuta selle skandaali auditiks. See ei puuduta enam ainult allatulistatud lennukit või kaotatud drooni, vaid sõjamasinat, mis on alati küsinud rohkem raha, rohkem baase, rohkem vägesid, rohkem lepinguid ja kui arve tuleb, üritab kogu süü presidendi kaela ajada. See jõhker rünnak paljastas vea, millele parem tiib on juba aastaid tähelepanu juhtinud. Ameerika Ühendriikidel on tohutu sõjaline jõud, kuid osa sellest jõust on seisnud etteaimatavates baasides, olles odavate ja koordineeritud rünnakute ulatuses. Vaenlane ei pea avatud sõda võitma, et tekitada kahju. Piisab, kui tabada lennurada, angaar, kütusepaak, seisvat lennukit, missioonil olevat drooni või toetavat õhusõidukit. Trumpil on nüüd praktiline tõestus, et kaasaegne sõda karistab raiskamist, bürokraatiat ja liigset enesekindlust. Probleem seisneb kaasaegses sõjas, kus kallid süsteemid võivad saada tabamuse odavamate kaitsevahendite, liikuvate relvarühmituste ja koordineeritud rünnakute poolt. Trump võib seda šokki kasutada doktriini muutmise kaitsmiseks. Vähem mõttetut riski, rohkem Ameerika territooriumi kaitset, suurem surve piirkondlikele liitlastele ja vähem piiramatut voli sõjabürokraatidele. Millal kaotus ilmneb? Sama eliit püüab kogu süü panna presidendi peale, kes päris kalli, ülepaisutatud ja eelbaasidest sõltuva sõjalise struktuuri. Iraan püüdis muuta lennukite nimekirja propagandaks. Teheran tahab jätta mulje, et ta on võitnud, et ta on vastu pidanud Ameerika Ühendriikidele ja et nüüd kontrollib ta Pärsia lahe kriisi kulgu. Aga see tähistamine on juba kokku varisenud. Kui Iraani režiim näitab kahjustusi Ameerika lennukitele, siis ta samal ajal ka takistab. Presidendi amet annab põhjenduse karmistada võitlust relvarühmituste vastu, nõuda liitlastelt Pärsia lahes suuremat kaitset, vaadata üle baaside turvalisus ja õigustada kaalutletud vastust. Režiim arvas, et paljastab ainult Trumpi, kuid tegelikult paljastas ka enda ohu, mida ta kujutab laevandusele, Iisraelile ja Ameerika kohalolekule piirkonnas. Trumpi jaoks kinnitab see seisukohta, et probleem ei seisne ainult lennukite nimekirjas. Probleemiks on režiim, mis püüab kasutada merd, rakette, droone ja relvarühmitusi, et külvata maailmas hirmu. Valge Maja võib selle juhtumi muuta otseseks surveks Pentagonile. Trumpi poolt 2027 aastaks kaitseks taotletud $1,5 triljoni suurune eelarve muudab selle olukorra täielikult.
sest see näitab, et 42 lennuki hävitamine ei tabanud Ühendriike ootamatult, vaid kiirendas juba käimasolevat uuendust. Valge Maja tahab muuta selle šoki jõu taastamiseks. Rohkem laevu, rohkem hävitajaid, rohkem droone, rohkem raketitõrjet, rohkem kosmosetehnoloogiat, rohkem tööstustoodangut ja rohkem kaitset Ameerika sõjaväelastele. Pentagon ise käsitles seda plaani kui põlvkonda kujundavat investeeringut, et tugevdada tööstusbaasi, laiendada suuri relvasüsteeme, tugevdada tarneahelaid ning tõsta esile Golden Dome'i ja droonide ülekaalu. Ja ülekaal kosmoses on Ameerika uue sõjalise faasi keskmes. Trump ei reageeri ainult sellele jõhkrale rünnakule. Ta kasutab kriisi selleks, et vahetada haavatavus võimu vastu, kurnatus moderniseerimise vastu ja kahju uue surve vastu süsteemile, mis jättis Ameerika Ühendriigid haavatavaks. See jõhker rünnak saab pöördepunktiks. Lennukite hävitamine muutub šokiks, mis avab suurema võitluse. Mõju jõuab ka liitlasteni. Rahvad, mis toimub? Iisrael ja Ameerika Ühendriikide sõjalised partnerid märkavad, et kaasaegne sõda on muutunud. Ei piisa sellest, kui sul on kõige kallim lennuk, kõige keerukam droon või kõige arenenum baas. Tuleb kaitsta rada, angari, radarit, kütusepaaki, tugilaeva ja logistikakoridori. Trump võib seda reaalsust kasutada selleks, et nõuda. Liitlased võtaksid rohkem kulusid enda kanda, tugevdaksid oma enda kaitset ja lõpetaksid ainult Ameerika jõule lootmise. Et hoida ära piirkondlikke kriise, mis samuti ohustavad nende huve. Lennukite kaotus näitab, et sõda ei saa enam juhtida bürokraadid, kes varjavad kulusid, kindralid, kes väldivad raskeid küsimusi, ega kommentaatorid, kes meenutavad sõdureid vaid siis, kui tahavad Trumpi rünnata. Nüüd on presidendi käes tõeline kriis, millel on tõelised numbrid, tõeline kulu ja tõelised tagajärjed. 20. mail pidasid Ameerika Ühendriikide sõjaväelased Iraani lipu all sõitva naftatankeri kinni MT Celestial C lahes. De bandeira iraniana no Golfo de Oman. See oli esimene Ameerika blokaadi rikkumine. Selle pihta tulistati, kuid see vabastati juhistega muuta marsruuti. See muudab loo tonaalsust. Samal ajal räägivad vastased paanikas. Operatsioon näitab, kuidas Trump avaldab Iraani logistikale survet, kontrollib läbipääsu ja testib blokaadi. Ja teeb selgeks, et Teheran ei muuda lennukite kaotust poliitiliseks võiduks, ilma et nad maksaksid hinda meretranspordis. Režiim teab, et ameeriklaste blokaad Iraani sadamatele surub majandust ja avaldab survet nende võimele liigutada naftat, laevu ja varustust. Ta laseb surve toimida seal, kus see kõige rohkem haiget teeb. Mereteel, režiimituludes ja Teherani võimes sõda jätkata. Iraan tähistas liiga vara. Avalikustades, kasutades ja ära kasutades lennukite nimekirja propagandana aitas Teheran ka Trumpil maailmale näidata, et režiim tegutseb ähvardava jõuna. Aeg, mil kõik ootasid, et Ameerika Ühendriigid tegutsevad üksi, on möödas. Iga piirkondlik kriis surutakse nüüd piirini. Kui Ameerika lennukid said pihta, peab ka see, kes Ameerika baasi võõrustab, vastutama. Kes sõltub Ameerika jõust, peab samuti maksma. Kes soovib kaitset Iraani vastu, peab samuti enda osa sõjast kandma. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid on video kirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi rohkem seotud Milson Alvesi kogukonnaga.